meie mõtted liiguvadki juba vastu taeva minemispühale. Taeva minemispüha on alati neljapäev, seda ei tule kuskil mõne muu päeva pealt otsida ja see järgmine neljapäev ongi. Aga see on ühtlasi, see ei ole väga rõõmus püha, sest ta on lahkumispüha, kus Jeesuse jüngrid, tema õpilased, kui nad olid 40 päeva pärast Jeesuse ülestõusmist, olid temaga nagu kokku puutunud, kui üles tõusnud, kui väga ootamatutel viisidel. See oli täiesti teine olukord. Ja nüüd ta oli neid kutsunud sinna Galileasse mäele ja seal viimast korda neid kõnetas ja läks, võeti ära. See oli lahkumine. Tegelikult usu seisukohalt on terve rida niisuguseid lahkumisi. See, mis ma nüüd loen, kuulub tegelikult esimese lahkumise juurde, see on suure neljapäeva õhtul, mida nimetatakse ka Jeesuse lahkumiskõneks. See on Johannes tuletab seda meelde. Et need sõnad, lahkumise sõnad nagu hakkavad helisema järjest ja üha uuel viisil. Ja Johannes kirjutas need sõnad üles, kui ta oli juba päris vana mees. Tema sai ainukesena 90-aastaseks vähemalt või natuke üle isegi. Ja tema kirjutab selles olukorras, kus see apostlite põlvkond, kes oli juba märtrina surnud, kes oli see põlvkond oli lahkunud ja lahkus järjest. Ja oli põlvkondade vahetus ja küsimus oli õhus. Mis saab edasi? Seda juhtub ka koguduse elus, et mingi väga tugev põlvkond, pastor, tema kaastöölised, ealiselt saavad küpseks, kõik rõõmustavad, siis saavad vanaks ja nõdraks ja uus põlvkond tuleb peale ja korraga vähemalt vanad küsivad, aga noored ka, aga mis nüüd edasi saab? Et need alustoed nagu me elus muutuvad. Kui meie isad ja emad surevad, me need ära saadame, siis on see sama tunne, et mis saab edasi. Kas need põhimõtted, see usk, kas see säilib ja kuidas ta säilib? Ja kuuleme siis, mida Jeesus ütleb selle esimeses lahkumise kõnes, mis nüüd kõlab läbi erinevate faaside kogu aeg kuni tänapäevani. See on Johannese evangeelium 14. peatükk 23. kuni 29. salm. Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides, aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Te kuulsite, et ma ütlesin teile, ma lähen ära ja tulen tagasi teie juurde. Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma lähen isa juurde, sest isa on suurem kui mina. Ja nüüd ma olen teile seda öelnud enne, kui see sünnib, et te usuksite, kui see sünnib. Aamen. Kui nüüd 2000 aastat on möödunud ja me ikka mõtleme, kuidas siis edasi, kui Jeesus nähtaval kujul meie hulgas ei ole. Või isegi meie usuelus võib olla mingi periood, kus väga eredad usulised kogemused meid saatsid, no ei ole selliselt, on tavalisem, on argipäevasem kõik. Nüüd see, mida Jeesus meile siin ütleb,
ta ütleb, et meie usk ei ole antud meile lõpetatud kujul. Ei ole niisugust usku, ka siin maa peal, ka meie usuhoiakut, mis oleks lõpetatud, vaid see on alati arenev, kasvav, muutuv, meie arusaamad avarduvad, nad peavadki avarduma, vahel isegi asjad saavad uue taseme, kui jüngrid kutsuti sinna Jeesuse kooli, nii-öelda selle rändjutlustaja kooli, siis nendel nende usukujutlus oli see, et meil on nüüd õpetaja, meil on nüüd Messias, meil on nüüd see inimene, kes loobki vot selle tõelise, nagu täna kuulsime, 1. mai tööliste vabariigi. Aga tollal vabariigist ei räägitud, räägiti ikka kuningriigist. Messias ongi see kuningas, kes annab meile vabaduse, meie rahvus saab selle kõige tippu kätte, mis maailmas üldse on saada, ja valitseb kogu maailma. See on nagu lihtsustav kuju, mida usuti siis Jumala riigist. Nüüd kogu selle õppeprotsessi käigus kõik see muutus. Risti all lõplikult murti see kujutlus. Siis, kui Jeesus hakkas ilmuma neile juba kirgastatud viisil, juba siis pidid jüngrid aru saama, et nii see ei toimu. See riik ei ole see, siit maailmast. Ja kui Jeesus taeva läks ja andis pühavaimu tõotuse, nagu me kuulsime, ta andis selle juba varem, siis oli päris selge, et niisugust õnneriiki ei tule. Nimetame me seda siis kuningriigiks või töörahvariigiks, vaid tuleb Jumala riik ja teisel viisil. No mis viisil ta siis võiks tulla? Jeesus hakkab siin sellest peale, et kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. No esimene asi, mida mu õpilased ütleksid koolis, et armastust ei saa sundida. Armastust ei saa sundida, et ärge hakake oma usuasja rääkima, olge vait parem. Armastust sundida ei saa. Aga kuidas selle armastusega on? Et kui sa armastad raha, siis sa usud rahasse. Siis oledki seda, et peaks ikka selle sama töö hulga eest saama rohkem raha ja astud ametiühingusse. Nii. Siis raha määrab sinu rõõmu, sinu hingerahu ja rahutuse. See on nagu niisugune teema, mis läbib kõiki sinu elu valdkondasi. Voodist kuni hommikul, kuni päikseloojanguni, kui see jälle voodi eetad. See teema läbib, kui sina armastad raha üle kõige. Kui sa armastad oma hobisi, näiteks kalapüülmist, ja see on sulle nagu ainukene, mis üldse mina sain ka uhke kutse koos abikaasaga. Sindi Paisu all seal restoranis tuleb maikuus suur pidulik kogunemine. Selle on organiseerinud meile tuntud füüsikaõpetaja, kes ka mind õpetas füüsikas, Hans Soll, kes võitles selle eest, et Sindi Pais saab maagistud, et kalavarud seal Heino juures paraneksid üleval tori juures ja kõik terve Pärnu jõgi saaks taas kalarikkaks, nii nagu ta kunagi on olnud. Ja sellele suurele üritusele avapalvuseks ja hinnangu andmiseks on kutsutud peapiiskop emeritus Andres Põder. Ja meil on ka siis au osa võtta. Inimese hobi, ma mäletan oma füüsikaõpetajat, küll ta neid lante, küll ta neid konstrueeris ja kuidas ta neid valas ja kuidas nõukogude ajal juba. Tal on oma täiesti välja töötatud need landitüübid. Ma olen ka püüdnud ja saab küll, suure abi saame kätte, kui vaja sellega. Aga ta niivõrd selle sees, tema elu saavutusena Sindi Pais on maha võetud, saab maha võetud.
et loodame, et see kõik nii läheb siis. Et päris ei kaua, ta võetakse lihtsalt madalamaks, et kalad saavad hakata liikuma. Vot ma räägin, kui inimene armastab midagi, siis see täidab kogu tema elu. Kui sa armastad oma perekonda, on väga suur ja tähtis armastus, mida me järgmisel pühapäeval meelde tuletame, siis määravad need perekonnaliikmed sinu elu. Siis sa hommikust õhtuni mõtled, kuidas see lapselaps elad ja kuidas too elab ja kas neil ikka hästi läheb ja kõik oma sissetulekud paned sellele altarile ja sa oled ise vaene nagu kirikurett, aga peaasi, et lapsed on kõik säravad. Armastus. Et nüüd küsimus on selles, et me siin oleme kristlased ja me ütleme, et me armastame Jumalat ja Kristust. No me, kes me siin oleme, see armastus on vähemalt nii tähtis, et me oleme pühapäeva hommikul vara üles tõusnud ja tulnud siia. Ja ka oma lapsed üles ajanud ja tahaks magada ja vähemalt tund 2 hiljem üldse hakata liigutama, aga kevad päike ajab nagunii üles. Aga see on armastuse märk, aga see on nagu üks armastus teiste armastuste vahel. Kas see Jumala armastus on meie elus nii võimas, nagu Hans Solli armastus kalade vastu Pärnu jões? Et kogu tema elu on nii, et ta käib, liigub, mõtleb ja tema elu suurim saavutus on sindipaisu maha võtmine. No need on võrreldamatud asjad, aga me märkame, et elus on teatud niisugusi valdkondi, kus me tõesti kogu hingega armastame või perioode, kus me ka pidasime kogudusest nii lugu, et kõik olin valmis andma, et siin elu läheks edasi. Aga siis võib-olla on need asjad vahest läinud nii, et see usuasi jääb kuidagi sinna teiste asjade vahele. Ja ta jääb ikka väiksemaks ja siis meil on palju muresi ja rahutus südames. Ja lõpuks me ei teagi, kust otsast jälle peale hakata. No see ots on ikka see sama, ega midagi uut ei ole välja pakkuda, et võta uuesti, tule Kristuse juurde, paranda meelt ja avasta uuesti see eluallikas. See on teatud armastuse kord. Armasta Jumalat üle kõige ja oma ligimesi nagu iseennast. See Jumala armastus, ta ei ole nagu üks armastus teiste vahel, vaid ta on midagi, mis nagu läbib kogu meie elu. Kõiki ka meie hobisi, meie õpinguid. Rebecca läheb sel nädalal kaitsma teisipäeval oma tööd, me palvetame su eest. Et see on ka nagu üks osa, mida sa teinud, et Jumalat võimekamalt armastada. Sinu pere, kõik see on nagu üks osa sellest samast suurest armastusest, aga see on tähtis, et seda pidevalt nagu lahti mõtestada. Aga mis siis, kui armastus saab otsa? Sest armastus elab ju lähedalolust ja nägemisest. Vähemalt meestel on see nii. Et kui keda sa ikka näed, abikaasa on su kõrval, oled temaga, siis on ikka on armastus. Muidu, kui on noor armastus, siis vahemaad ka ei loe. Tiinal on abikaasa seal, kus see oli, Ecuadoris parajasti. Guatemaalas. No üks hull lugu kõik. Guatemaalas. No ütleme, et ma usun, et teil on nii noor armastus, et ikka sellest mõnest kuust ei ole kahanenud. Aga tegelikult, kui pikka perioodi võtta elus, me võime ka külje kõrval elada, aga me ei näe enam üksteist. Elame nagu lahku. Et see lähedalolu mõte on sügavam, see on nagu hingeline lähedalolu. Ja see nägemine on ka, et sa võid ühe toidulaua juures ka istuda iga päev, aga sa ei näe teist inimest.
näed ainult oma pudruunnikut. Kiiresti kõht täis ja tööle. Et see lähedalolu ja nägemine. Nüüd, aga kui ei ole, issand ei ole meie keskel nii nähtav, nagu me igatseksime, nii nagu see 40 päeva sai läbi üngrite jaoks. Korraga ta ei ilmunud enam niimoodi. Ja kuidas siis? Ja Jeesus ütleb siin nüüd selle väga tähtsa sõnumi, aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Püha vaim, parakleet kreeka keeles, lohutaja, julgustaja vaim, tagab Kristuse kohalolu ja tema sõnumi ka aktuaalsuse igas ajas ja päevas. See on usu, lootuse ja armastuse vaim, mis meid kannab edasi. Ja see Jumala riik, millest me rääkisime, see 1. mail ka, see, millele meie mõtleme, see ei ole nähtav selles mõttes, vaid ta on püha vaim meie südametes, mis kingib rahu, teenimisvalmiduse. See püha vaim tagab ka selle, et ristiusu kirik ei ole mitte kividest ehitatud hoone või hooned või katedraalid, vaid inimsüdamete ja elude võrgustik, kus liigub püha vaim. See on midagi hoopis muud. See on midagi, mis saab kord ilmseks. Selle kohta öeldakse midagi, mis meid vapustab, et Jumala riik, kui üldse rääkida nähtavast kujust, siis ilmutusraamatus on öeldud, et tuleb niisugune linn taevast, mitte maa pealt ei ehitata seda, vaid tuleb niisugune linn, mis on kuubikkujuline, mille üks serv on 2400 kilomeetrit ja teine serv 2400 kilomeetrit ja kõrgus 2400 kilomeetrit. Ma ei tea, Moskvani on 1000 kuskil. Üks selline ots veel otsa. Et meil ei ole meie peas sükst kohta ka, et me ei saa ka isegi aru, kas see oli nüüd mõeldud päris kilomeetritest, see on ümber arvustatud, need tolleaegsed mõõtühikud tänasesse. Või on see mingi vaimne suurus? Mina ka ei oska seda öelda. Aga sünnib midagi lõpuks, mis ületab meie arusaamise. Aga selle alus on Jumala lohutaja rahuvaim, see, kes loob neid sidemeid, armastuse sidemeid koguduses meie omavahel, see ei lõhu. Tänapäeval on ka igasuguseid vaime liigub ringi, siis hoidke ennast. Ja see tunnus, üks tunnus on see, et kas see, kes väga võimsalt püha vaimu nimel tegutseb, kas ta toob su ellu rahutuse või toob rahu, rõõmu, üksmeele, armastuse. Paulus ütleb Rooma kirjas nii, et Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. See on see uus tase, see uus, mida Jeesus millele viitas, mis on ka teostumas ja mille sees meie oleme. Jumal õnnistagu, et me sellest sügavamalt ja sügavamalt aru saaksime. Aamen.